Tere Katrin ja tere Sille, mul on väga hea meel teid täna tervitada. Oleme siin koroonakriisi ajal tegemas seda kunstniku vestlust läbi Zoomi keskkonna, nii et igaüks on meist riigi erinevas otsas. Niisamuti Katrin on sul praegu näitus meil A-galerii akna peal ja see on võrratult kaunis. Aga enne kui me räägime sinu aknanäitusest, ehk alustame täitsa algusest. Et kuidas on saanud sinust ehtekunstnik, et äkki sa oled nõus meile ennast avama ja rääkima meile, et milline on sind ümbritsev pere, et kust sa pärined, milline on sinu lapsepõlve elamused, et milline on see sinu nagu rohujuure tasand, et kus sa sündisid, kasvasid ja kes on sind ümbritsev siis selline pisiku tekitaja? Ma arvan, et kuna sa mainisid juba kenasti ka seda, et kus sa sündinud oled, siis mulle isiklikult on hästi, ma arvan, et sügava olulise märgi jätnud sisse ka nagu isiksuse tasandil see, et mul on aeg-ajalt nagu tunne, et ma elan nagu sellist variisiku elu, sest mis on nagu reaalsus olnud ja mis on kirjas paberitel. Kuna ma päriselt tegelikult olen sündinud Helsingis, aga kõik minu ametlikud identiteediga seotud dokumendid väidavad, et ma olen sündinud Tallinnas. Seega mul on olnud elus perioode, kus on tekitanud minus selliseid tugevaid sisekonflikte ja kui ma noorukeas hakkasin passi taotlema, siis ma üritasin saada dokumendid korda, et minu päris identiteet ja see elu algus kuidagi loksuks paika, sest sellega alati kaasneb see, et kus sa sündinud oled, ja siis ma pean hakkama rääkima, sest kui küsib keegi suvaline, tõesti bürokraat, siis ma tean, et ma peangi väitma seda, mis on paberil kirjas, sest muidu tekivad vastuolud. Samas, kui inimene küsib niisama, siis ma pean nagu seletama lahti selle tagapõhja, et oli nõukogude aeg, vanematele anti valida, kas paberile läheb Moskva või Tallinn. Helsingi ei tulnud kõne allagi. Ja siis loomulikult minu vanemad, kes on mõlemad eestlased, valisid ikkagi oma tavapärase elukoha minu sünnikohaks Tallinna. Ütleme, see on üks selline tõesti kõige võib-olla rohujuure tasandil olev nüanss, mida sageli võib-olla isegi ei teata. Ja kuna mu lapsepõlv oligi, ma tegelikult pendeldasin päris palju Eesti ja Soome vahet, paljuski tänu minu isa käekäigule ja ka mu ema siis loomulikult, kes temaga külge kõrval seda teed käinud on, sest minu isa on kaugsõidukapten, Peeter Veegen, ja oma erialased valikud on teda viinud algselt mööda maailmameresid seilama, hiljem siis rohkem kontoritööde ja suhtlustasandil igasuguste projektide ja uute liinide ja ühesõnaga merenduse teemal. Ja too aeg, kui mina sündisin, avanesidki võimalused ka Soomega koostööks, küll Nõukogude Liidu lipu all siis. Kui ma olin Soomes sündinud, me tulime jälle mõneks ajaks tagasi, nii et ma käisin Eesti lasteaias ja ma olin just astunud sisse esimesse klassi, 8. keskkooli Velgulinnas, kui elu tegi uue käenaku ja minu isal tekkis võimalus taaskord minna pikaks komandeeringuks Soome ja ta pidi tegema väga raske valiku toona, sellepärast et see selgus meile alles palju aastaid hiljem, me olime juba kõik täiskasvanud, meie all pean silmas peale minu ka minu õde ja venda. Vanemad pidid valima, et kas minema töö tõttu võimaluste kasutamiseks Soome. Kuna mina olin tegelikult väga väike, siis mind lubati kaasa võtta
aga vanemad tuli välja, pandi fakti ette, et kas lähete, jätate 2 last maha või ei lähe üldse. Ja siis saatus või minu vanemad otsustasid niimoodi, et vastavalt oludele ja võimalustele, kuna minu õde ja vend on minust mõlemad rohkem kui 10 aastat vanemad ja neil oli siin juba väga sisse nagu sätitud elu ja meil on ülitore tädi Eivi Saaremaal, minu isa õde, kes siis oli nii lahke ja kuna ta oli nii oma inimene ka ikka igatipidi juba, et see kujunes nii, et minu õde ja vend jäid sel perioodiks elama Saaremaale, mis said saarlased. Ja mina siis läksin vanematega Soome kaasa ja seal läksin ma poole esimese klassi pealt siis vene kooli ja see oli täielik selline keelekümblus, kuna ega seal eesti keelt ju keegi ei rääkinud. Ja... Sa võid vahele segada, sa läksid Soomes vene kooli või? Ja, kuna too aeg oli ikkagi meil Nõukogude Liit ja minu vanematele pakuti Soome poolt, Soome riik pakkus võimalust panna mind Soome kooli, aga nii palju, kui mina sellest olen aru saanud, siis ikkagi saatkonna poolt tuli väga kategooriline ei sellele, et lihtsalt ei olnud võimalik, ei lubatud ühesõnaga. Ja siis hakkasin käima Helsingis Vene saatkonna koolis. See oli sellest väga äge kool. Ja kuigi ma arvan, ma esimesed mingi, ma ei tea, aasta otsa ei saanud seal mitte midagi aru, sest kõik õppetunnid olid kohe venekeelsed läbi lõhki. Aga õnneks oli seal üks eesti tüdruk ees, kellel oli vene keel juba väga suus, Annika. Ja tema mingis mõttes siis kas määrati või kujunes see loomulikult sai siis minu niinimetatud tugiisikuks. Ja mis said ka too aeg väga suured ja head sõbrad. Me olimegi see hetk ainukesed nagu eestlased, nii palju kui ma mäletan praegu. Vähemalt meie klassis, võib-olla vanemates klassides oli veel eestlasi, aga praegu ei tule meelde. Ja siis pea ees vene keelde sain ma selle keele üllatavalt kiiresti selgeks. Nii et kui ma praegu mõtlen järele, et 4. klassis sai kirjutatud mitme A4 pikkuseid venekeelseid kirjandeid, siis praegu ise ka ei usu, sellepärast et hetkel ma ei ole aastakümneid vene keelt praktiliselt üldse nagu kasutanud, praktiseerinud, ei saaks enam hakkama. Isegi lapse praegu 5. klassi vene keele õppetundidega ma ikka aeg-ajalt pean neid käändelõppe ja pöördeid ikka meenutama, et kõik ikka nagu õieti läheks. Et kui keelt ei kasuta, siis kipub ära ununema. Ja ta tuleb ikka kiiresti tagasi ka. No, selles suhtes, et sellised suhtlustasandil ikka saan kenasti hakkama, jah? Või pigem oskan hästi bluffida selle aktsendiga, sest kui ma käisin vene koolis seal kuni 4. klassini ja kuna õppeprogrammid olid vist aasta jagu ees Eesti omadest, siis Tallinnasse tagasi tulles ma jätsin 5. klassi vahele, hüppasin otse 6. Ja kui me tulime siia tagasi, sest ütleme, minu kunstilembus oli juba algklassides ennast vaikselt ilmutanud, siis minu vanemad soovisid panna mind Mulla tänava kunstikooli. Ja sealt saadeti meid ära, tuues välja põhjenduse, et mul on liiga tugev vene aktsent. Aga toona oli niimoodi, vähemalt ema rääkis mulle. Ja siis aga sattusin teise kooli ja sealt edasi kulges minu õpilase tee siis Kopli kunstigümnaasiumis, mis oli ka tore. Et jah, ja siis Kopli kunstigümnaasiumi käisin ma lõpuni ja seal sain ma ka esimest korda oma näpud metalliseks. Ja eks vaikselt hakkas sealt siis edasi kerima tee. Aga kui veel rääkida korra sellest rohujuure tasandist, siis ma arvan oma selle kätega tegemise isiku olema vast saanud ikka oma ema. Ema õppis Tallinna kergetööstustehnikumis ja juurdelõikame rätsepaks.
ning ta oli, tõenäoliselt siiamaani, kui silm seletaks nii hästi ja sõrmed kannataksid, siis ta oli uskumatult osav selles suhtes, et tema juures ikkagi meil hakkasid käima kliendid kodus, sellepärast, et ema laste kõrvalt, kui me Eestisse tagasi tulime, siis ta ikkagi jäi koduseks ja eks tal oli karjäär mingis mõttes nagu endal katkenud tänu sellele Soome perioodile. Aga Eestisse tagasi tulles ta kodus ikkagi õmbles, enamus minu meelest kõik minu lõpukleidid, esimesed pintsakud, ülikonnad, laste riided, suurte riided, kõik on tema tehtud ikkagi tema kätega. Ja ta oli nii osav, et ta suutis hästi keerukate kehakujuga naistele, kellel toona, arvestades, et ega see kaupluste kaubavalik ei olnud väga mitmekesine, õmmelda ikkagi nii sobivad riided, et selles suhtes, et nagu teine ihu oli seljas ja tal olid ikka omad väga-väga andunud fännid, ütleme nii, kes ikka alati käisid ja palusid ja eks ema tegi seda rõõmuga. Kas sa ise oskad ka õmmelda? Tead, õmblemisega ja ka kudumisega mul sellised mitte nii soojad suhted, et ma teen seda, mul on käinud see lainetena nagu huvi, olen eksperimenteerinud, aga ütleme sellist kirge mul selle vastu ei ole, et ma pigem jätan selle ikkagi osavamate inimeste teha, et näiteks ise konstrueerida ma ei oska ja ma küll olen proovinud ja kui ma nüüd meenutan, siis tegelikult vist mul oli nii palju julgust küll, et kunstiakadeemia ma lõpetasin enda õmmeldud kleidis, aga seda ma vist andsingi ainult ühe korra meeltesegaduses. Ja kui ma seda hiljem vaadanud olen, siis ma olen küll mõelnud, et issand, mis mul arus on olnud, aga nii oli. Üks ma olin siis võib-olla, ma ei tea, julgem ja vallatum ka ja ei hoolinud sellest, et see nii väga välja tähevad. Ma küsin ka vahele, et sa rääkisid, et sul see kunstilembus algas juba täitsa algkoolist. Natuke huvitab, kas see oli sul, kas sa tunned, et see oli sul seotud kuidagi selle nomaadliku elustiiliga või just sellega, et sul oli nii suur muutus elus? Ma arvan, et selles võib olla kübeke nagu põhjust küll peidus, sellepärast, et kuna ma ikkagi olles kuskil keskkonnas nagu kohanenud, siis suhteliselt pea nagu lapsepõlves sattusin järgnevasse olukorda ja uute inimestega, et ütleme selliseid nagu pikki elukestvaid nagu sõprussuhteid mul tollest ajast ei ole säilinud. Et ma olen nagu kohal ja olev, aga see omaette olemise aeg, et selle ma ikkagi pigem sisustan nagu nokitsemise, mingi omaette olemise ja sellise rohkem nagu sissepoole suunatud tegevusega. Et selles võib olla küll natukene. Aga miks just nagu metallikunst, et sa nagu ütlesid, et sa nagu said proovida seda, kas siis oli õpetaja nii sütitav toona või et sa on keraamika ja graafika või maal või mingisugune muu kultuuriline selline, ma ei tea, kirjandus? No ma alustasin ikkagi ka joonistamisega. Mulle meeldis teha selliseid hästi detailirohkeid, hästi aeganõudvaid nagu hariliku, ma mäletan neid kassipoegi karv karva haaval üles joonistatud. Kas sul on alles ka mõned need? Ja meil kodus kuskil pööningul on üks selline kast, kuhu peale, ma arvan, vana markeriga lapsepõld kirjutatud, aga ma ei ole seda väga-väga ammu välja otsinud. Igasuguseid sünnipäevakaarte sai, ohistan neid sai küll, kuna sugulased tuttavad, nad kõik ütlevad, las Katrin joonistab, siis Katrin joonistab. Et neid on nagu kogunenud oma jätku ja mööda maailma laiali nagu saanud. Aga joonistamise kõrval maalimine ei olnud päris minu teema, seda ma tegin rohkem, ütleme, kohustuslikus korras, kui õppeprogramm ka koolis ette nägi.
aga just see nokitsemine, eriti ma hakkasin ikkagi pisidetailidega nagu varakult jändama, kui tuli nahkehistöö koolis ja seal ma küll esimesed sellised ehtekatsetused just ema mingid need needid ja asjad said kõik mängu võetud ja ikka ehitatud selliseid kolossaalseid kõrvarõngaid niimoodi välja lõigatud hästi nagu peenelt ja filigraanselt ja siis keraamikaga samamoodi, et portselanist sai tehtud, aga need ei olnud väga vastupidavad. aga jah, mingid asjad on nagu siiani alles veel. Ja. Aga kuidas sa kirjeldad neid esimesi katsetusi, et need olid siis nagu sellised suured ülevõlli, et need ei olnud nagu liiga printsessilikud, vaid siis sa juba proovisid teha sellist nagu moodsamat, jah? Et siis sa olid juba tegelikult juba noor teismeline tõenäoliselt, eks ju? Kui sa neid juba katsetad. Ja, no ma sai ka neid jokereid ja asju tehtud, et nööpe täis õmmeldud, eks ole, siis, aga ma ei oska moekuse kohta nagu öelda, sellest ma arvan, ma ei olnud üldsegi nii väga moeteadlik, et võib-olla ma sain pigem mingeid mõjutusi ka ema purdadest, mida tema kogus väga kirglikult. Ja tänu... Sa olid moetsentris kullake. No, seda ma olen ka aru saanud, et see, kuidas mina vahest oma lapsepõlve nagu meenutan ja tajun, et siis tekivad käärid, et kui ma räägin, mis minu jaoks on nagu norm ja tavapärane, siis tuleb välja, et see siin nii ühtsegi ei olnud, eks ole, et mina olen ka paljuski, ütleme just nagu Disney multikate peal üles kasvanud, eks ole, kuna see oli Soomes kättesaadav. Et juba see, ütleme, visuaal ja kultuuriline mõjutus on kindlasti mind ka teatud suunas nagu lükanud vaikselt. Et noh, siiludus on mul ka ikkagi nähtud ja Vreemia oli meil loomulikult ka kell 9 iga õhtune äsi kodus, aga jah, see Soome tänavapilt. Aastad sa seal kokku olid siis? No kokku oli ma 1. kuni 4. klass. Aga nüüd sa isegi rääkisidki sellest, et sa nägid siiludus ära ja nägid seda vaimutoidus ka Disney multikat, et mis sind nagu veel inspireerib, kui me mõtleme, et mis oli ja mis praegu on, et mis sind praegu inspireerib võib-olla? No ma arvan, üks asi, mis ka otsapidi jõuab mu isani, on see, et mu isa on hästi kirglik kalamees. Ja Soomes olles me veetsime ikkagi väga-väga palju aega looduses. Me käisime vähemalt korra nädalas käisime kalal. Olgu see keskpõlvel jääpüüki tegemas või suvel kuskil panga pealt või silla pealt silku püüdmas või kaatriga turska püüdmas, et selles suhtes see kalapüük ja metsaskäik ja korilus, minu vanemad on, ma arvan, et ühed suuremad korilased, kui kuskil midagi annab korjata, siis korjatud see saab. Et see on siiamaani, ma tunnen, et ikka kui ma metsast sõidan ja vaja kuskile jõuda ja ma näen, et mingi kukeseen piilub kuskil, siis ma ikka kiljatan. Autosti, et sa saad aru nagu võistlusega, et sul ei ole sellega hetkel midagi teha, sul ei ole seda vaja, aga see korjamise kiht on ikka nagu nii suur. See on küll nagu, see on ikka kirg, jah. Ma olen aru saanud, et sellest nagu naljalt ei vabane. Ja see vabadus looduses liikumisest värske õhk, et eks ma seda üritan ka siiamaani nagu võimalikult palju teha, kui vähekenegi võimalik on. Meil oli istuv tööviis ka üksjagu, et selle kõrval nagu on väga raske nagu ausalt öeldes istuvat hobi endale veel leida. Aga räägi võib-olla sellest ka, et ühesõnaga sa nagu said näpu hõbedaseks või vaseseks juba keskkooli ajal. Ja siis tuligi see teadlik ainukene otsus või oli sul teisi valikuid veel enne EKA-sse astumiseks või? Ja, mul ikka kummitas selles suhtes, ma olin, siis kui ma Eestisse tagasi tulin, siis ma neljati nüüd üles leidnud ka sellised trükimasinal trükitud lehed, et mulle meeldis tohutult koguda informatsiooni. Igasugustest dokumentaalfilmidest lõike ja National Geographic'uid minu isa kaptenitest sõpradel oli aegade jooksul ka kogunenud palju ja siis ma trükkisin neid endale ümber märkmetena ja ma arvan, et sealt tuli ka see huvi ja kirg ajaloo vastu.
sest keskkoolis ma näiteks tegin uurimustöö, tegin maiade kultuuri kohta. Tolleaegselt nii põhjalikult, kui ma oskasin ja suutsin, siis internetti ju eriti ei olnud, midagi sealt kätte saada ei olnud, et kõik tuligi nagu raamatutest ja ajakirjadest ja mingitest populaarteaduslikest saadetest. Ja siis, teine asi, mis ma arvan on mind mõjutanud, on ma olen ikka totaalne Indiana Jonesi fänn. Et selles mõttes, et seal kohtuvad nagu huvi ajaloo vastu, arheoloogia vastu ja just sellised säilinud esemed, mis on tehtud nagu tuhandeid aastaid tagasi tolleaegsete tehnoloogiatega, mis on siiamaani säilinud. Et see tundus midagi väga müstilist minu jaoks. Ja mõni aeg ma siis plaanisingi ajaloolaseks hakata, aga samas ma sain aru, et ma olen piisavalt püsimatu selleks, et nagu ikkagi väga palju raamatutes oma aega veeta ja seal infot koguda, et ma tahtsin rohkem nagu ise teha. Siis sealt edasi kulges mõte, et ajalooga seotud ongi arheoloogia ja seal on see põnevus ka, et võibki äkki midagi päriselt leida. Ja siis ja see teine Indiana Jonesi mõju oli ka see, et mind ikka väga-väga vihastas see, kuidas filmides alati kõik asjad lõpuks hävinesid, et see tundus midagi totaalselt mõistetamatult, et kuidas te suudate ja saate, et nii ei tohi teha. Et seetõttu ütleme arheoloogia selline oma eetilisuse poolega ja informatsiooni säilitajana tundus nagu väga paeluv. Ja siis ma keskkoolis käisingi mõned suved ajaloo instituudi kaudu, käisin suvistel väljakaevamistel. Aga selle kire ma suutsin ka ise endal ära pärssida sellega, et kuna alguses ma olin ikka nagu nii vaimustunud ja tahtsin kõigega nagu abiks olla oma oskuste piires, et pakkusin ennast uisa-päisa välja ühe värska väljakaevamise juhile, et kuulge, et ma võin võtta kõik potikillud, mis me siin leidnud oleme ja need siin oma vabast ajast ära nummerdada. Ikka lõpuks sai aru, et neid kilde oli seal, kui mitte tuhandeid, võib-olla sadu, siis ma lõpuks sain aru, et see vist ei ole päris see töö, mida ma ikkagi tahan teha. Ma tegin selle küll, kuna lubatud oli, ma tegin selle kenasti lõpuni, aga eks ta üks selline paras rist ja viletsus oli, et see pani mu kannatuse ikka väga proovile. Aga ma arvan, et see oli väga hea õppetund just selle kannatlikkuse poole pealt, et ma üritan leida sealt seda head külge. Ma tahaks öelda, et see kannatlikkus sinu praeguse elukutse puhul ei ole sugugi väiksem. Et nagu sind pandi lihtsalt musta tööd tegema. Et ei pandud, ma rumala peaga ise pakkusin. Kui sul on ikka vaja 1000 meetreid välja saagida, siis jumala hea, kui keegi pakub ennast vabatahtlikuks viisima. Aga praegu, kuidas sa praegu nimetad, kuidas see arheoloogia või selline ajalooline huvi, kas see on tulnud ka sinu nagu, loodust on sinu ehetes väga palju, kõik on sul inspireeritud, nagu ma näen, nii seda loodust tuleb nagu kujundites või abstraktsetes igal pool, aga kuidas arheoloogia, kas see selline kultuuride selline, või on see pigem kontseptsiooniline, kuidas sa näed, et kuidas see seotud on praegu sinu sellise, et kas see mõju on nagu olnud? Hetkel vist väga ei haaku minuga, sellepärast, et näiteks mu elukaaslane tegeleb muinase Eesti ajaloo taaskehastamisega ja seal on olnud väga palju ka sellist ainelist vara, mida siis ajaloolased ja arheoloogid on leidnud ja need taaskehastajad siis kogutud informatsiooni ja faktide põhjal ja muuseumi hoidudes olevate leidude järgi teevad endale koopiaid, et need oleksid nagu tõesed ja adekvaatsed, teades täpselt, mis ajast, mis kalmest leid pärit on. Et selle teemaga ma olen aru saanud, et ma teen seda nagu natuke kaasa, aga see ei paelu mind enam.
et ma kuidagi olen selle esemelise vanavara jätnud kuskile maha. Et ma arvan, et see oli seotud rohkem sellise nooruse idealistliku romantismiga ja just sellise seiklusjanuga ja et ta oli nagu sillaks, mis ühendas mineviku, oleviku ja tulevikuga. Et ma arvan, võib-olla ma ise ka ennast otsides nagu ja mõeldes, et kuhu ma liigun ja mida ma teen, et siis see võib olla lihtsalt selline ajaline mõõde või väljund sellele. Äkki seda võib küsida hoopis niipidi siis, et mida võib erinevatelt kultuuridelt õppida, et üle võtta, et võib-olla siin sa nagu hoopis toodki selle oma nagu kontseptsioonidesse, eks ju, või oma nagu sellise nägemusse, et. Ma arvan, et võib-olla pigem puudutab seda tehnoloogilist teostuse poolt. Et kuigi mulle praegu ütleme vormiliselt ja ma ise tunnen, et mu käekiri on suhteliselt selline, ütleme, võib-olla mitte minimalistlik, aga puhas ja selge. Et vanadel asjadel ikkagi käid ja vaatad muuseumis ka ja noh, see ikkagi siiamaani on ikkagi väga, väga hämmastav, mida osati ja mida suudeti teha. Et praegu mõtled siin oma tänapäevaste tehnoloogiliste võimaluste peale, siis mõtled küll, et oi, kui vähe me oskame ja oi, kui saamatud me oleme või midagi, et mida selleks kõik vaja on, et saavutada sarnast tulemust, et see tundub selline väga maagiline või nagu raskesti adutav, et saad aru, et miski ei ole võimalik, aga see võimalikkuse maht on kuidagi kohati kättesaamatu. Aga noh, ega selle poole otseselt ei pürgi ka ju. Aga mingid sellised, ütleme, tehnoloogilised võtted, mul ikka aeg-ajalt meeldib granulatsiooni teha ja mis on ka aastatuhandeid vanad, eks ole, tehnikad. Et neid on tore teada ja hea osata, kuigi nad võib-olla otseselt loomingus väga ei leia kasutamist endal. Et see on nagu pigem selline, et sa vaatad, mis on ajas säilinud ja mis on vaja selleks teha, et ajas isegi nagu olla ja kõnetada. Aga kas... See võib-olla kvaliteetiga nagu seotud ja võimekusega. Aga tulles korra tagasi selle vist esialgse küsimuse juurde, et see keskkool ja kus see sõrm hõbedaseks sai või sellega tegelikult on tore lugu enda jaoks, kuna õmblemisest ma juba rääkisin ja kudumisest, et ei ole päris minu teema, siis meil keskkoolis oli ka ikkagi niimoodi, et algselt tüdrukutel oli tekstiil ja poistel oli metallitöö ja puutöö. Ja osaliselt olid mingid tunnid nagu langesid kokku ka, aga ma sain nagu selle metallimekki sain kuidagi kätte seal metallitöö tunnis ja kuigi tüdrukutel ei olnud minust nagu too aeg küll lõputööd ette nähtud metallist, siis mina väga tahtsin ja avaldasin soovi oma lõputöö teha metallis ja kool kenasti tuli mulle vastu ja lubas seda. Ja siis oli niimoodi, et kuna mul neid oskusi ju tehnilisi oli väga vähe, kui sain saagimisega hakkama ja ma tegin lõpetuseks 2 kollektsiooni. Ja ühe ma teostasin ise ning teise kollektsiooni tegemiseks aitas mul isa leida läbi oma merelaevanduse ja metallitöö meistrite kaudu kontaktid Kunstiakadeemiast, et leida inimest, kes teeks valmis minu jooniste põhjal selle teise väärismetallist kollektsiooni. Ja toona mina Anneli Tammikut üldse ei tundnud, aga see kuidagi see üleandmine ja tegemine käiski nagu teiste inimeste kaudu. Ja siis pärast oli päris tore ikkagi nagu ära ühendada, et Anneli õppiski enne mind samas kateedris ülikoolis ja tema tegi minu keskkooli, poole keskkooli lõputöödest nagu reaalselt valmis. Et see on nagu väga äge, sest Anneli käekiri üldse, mis ta hiljem ja nüüd teeb, et on mind väga ka nagu innustanud ja inspireerinud sellest väga ägedaid asju. Ja see oli nagu
tore. Räägi võib-olla sellest tõesti nüüd sellest ülikooli ajast, et mis aasta sa sinna õppima läksid, et kes oli sinu ajal see professuur, kes oli su kaaskoldased, mõned eredamad sellised võib-olla, mis sind nagu seal kõige rohkem kõnetas või meelde sellest? No mul oli üldsegi niimoodi, et mina ei saanud esimesel aastal sisse. Ma jäin täpselt esimeseks joonealuseks inimeseks ja kuigi mul oli võimalus ka oli toona vist minust ka ikkagi võimalus minna tasulisele kohale, siis mul too hetk ei olnud võimalus seda endale võimaldada ja ma otsustasin, et ma kasutan selle vaheaasta ja käin tööl. Siis ma töötasin üldsegi 1 aasta turismibüroos. Alustasin tavalisest reiside müüjast, piletite müüjast kontoris ja siis lõpuks jõudsin osakonda, kes tegeles Euroopa-siseste regulaarreiside charterreiside pakettide kokkupanekul ja korraldamisel. Aga siis, kuna soov oli ikkagi Kunstiakadeemiasse minna, siis ma järgmisel aastal proovisin uuesti ja siis mul õnnestus, ma sain sisse. Su kaaskondlased ja mis oli kõige ägedamad ained, mis sealt kõnetasid ja mis sulle ülikooli ajast meelde on jäänud? Siis oli juba see vana maja ja? Ja vana maja on küll äge, praegu ikka võtab sest iga kord natuke kõhedaks, kui sealt Tartu maantee 1 kohast mööda kõndida. Aga toona see kateedrijuhataja oli ka Kadri Mälk, eks ole, ja siis professoriteks esimesel kursusel mul näiteks oli Kärt Summa-Tavet ja Rein Mets. Ja põnevad olid selles suhtes paljud ained, see ongi see nii lai teema kuidagi korraga haarata on raske. Üks säravamaid, ütleme, kateedriväliseid õppejõude, isegi neid on tegelikult mitu, oli minu jaoks Enn Kasak, kes andis meile kosmoloogiatunde. See oli väga põnev teema. Ja tema isikuna oli ka ikka selles suhtes, et on karakter. Ja teine on loomulikult David Teeviov, kelle tundidesse alati jõudsin. Kuigi ma ei ole hommiku inimene ja olgem ausad, väga paljud hommikuvarajased loengud ei jõudnud alati mu päevakavasse. Aga need olid küll sellised pärlid, et nende koha peal oli alati platsis kohe. Tehnoloogia, ma arvan, et näiteks Heldur Pruuli meie esimesel kursusel ja briljantne Ellen Tamm, ilma nendeta ma ei kujutaks ette, et nad andsid nii head alused kõigest elementaarsest selles materjalitunnetuses ja selle väärtuses ja saagimises tunduvad nii elementaarsed ja lihtsad. Aga nüüd hiljem, kus ma olen ise ka aeg-ajalt inimestele, kes ei ole metalliga kokku puutunud, andnud ühesõnaga võimaluse seda natuke teha, siis saad aru, et see, mis on enda jaoks nii iseenesest mõistetav, võib ikkagi asjaga mitte seotud inimesel olla päris täielik kulme. Selline kogemus, et selles suhtes, et sa ei tulegi vahest selle peale, et midagi nii lihtsalt ei pruugi olla algusest peale selge, et kudapidi saeleht kas või saeraamil vahel käib, eks ole. Või kudapidi need hambad seal jooksevad. See oli tugev alus. Kas sul on tekkinud mingisuguseid hädasid ka ehtekunsti selline põhjuslikkus, et mis ehtekunsti selline sundasenditest või et oled ennast ületanud ka füsioloogiliselt mõnikord? Mingi periood mul ikkagi natukene hakkas selg tundma andma, aga selle ma lahendasin sellega, et ma võtsin endale suure võimlemispalli istumise alla. Ja see oli see periood, kui ma olin ka kodus lastega, kui mul oli vahepeal siin aastate pikkune paus oli vahel. Kui ma kodus nokitin, siis selle suure neoonkollase võimlemispalli peal oli väga mõnus niimoodi hüppelda ja tööd teha, et ma isegi alguses ei arvanud, et selle peale ennast kive istutada, aga tuli välja, et käed on ikkagi nii fikseeritud ja nii teavad täpselt, mida teha, et siis ülejäänud kehaga võib seal laua taga võimelda küll. Aga kuidas sa oled saanud pere ja tööd omavahel jagada? No ma arvan, et selles ma väga osav ei olegi olnud. Et
see on olnud kohati väga raske ja see oli ka üks põhjus, miks mul oli teine stuudio tükk aega olnud Tehnika tänaval, siis ma jagasin seda toona kolleegidega, Ester Faimaniga, siis seal stuudios oli ka meil selliseid vahetuvaid inimesi. Katariina Kotselainen oli meie stuudios vahepeal ja Sven Tali ja isegi Ulvi Haagensen käis meil seal toimetamas ja tööd tegemas. Et kui me ikkagi mingi hetk Estriga kokku saime, et kuna temal olid ka lapsed, et kumbki ei olnud nagu kuude kaupa stuudiosse jõudnud, me saime aru, et vist ei ole praegu hetkel väga mõtet seda pidada. Ja pakkisime kokku. Ja siis mul tuli ikkagi peaaegu ma arvan, et 9-aastane paus. Me pidime tõdema, et kumbki meist ei jõua enam sellises mahus stuudiosse kui varem, et ei ole väga mõtet pidada ja siis me pakkisime stuudio kinni mõneks ajaks. Et mina kolisin ka endale, tegin väikse töölaua koju, sest kuigi paust, ütleme sellise intensiivsema töö tegemise paust tuli sisse, aga nagu jõudumööda vaikselt ikkagi nokitsemisega tuli jätkata, sest kuidagi ilma selleta ei oleks vist üldse hakkama saanud. Aga jah, et mina pidin tunnistama endale, kuigi see oli väga ebameeldiv tõdemus, et mina ei oska ja ei saa hakkama mitme erineva nagu ülesandega elus paralleelselt, nii et mõlemad oleksid nagu hästi sooritatud, et ma ise oleksin nagu rahul, et mul oli ikkagi kogu aeg see tunne, et ma olin kodus lastega, tegelikult tahaks ilgelt oma asju teha ja ma olin selline kergesti ärrituv ja närviline emme pigem enda arust. Ja siis, kui ma olin tööl, siis mõtled, mis need lapsed seal kodus teevad, nii et hästi ei töötanud ja siis ma otsustasingi, et sellisel nagu pisut katkisel eksisteerimisel paralleelselt ei ole mõtet, et teeme selle pausi. Erialaselt vaatad küll, kuidas noored tulevad peale ja vuhisevad mööda, aga samas, kuna mul lapsed sündisid 4-aastase vahega, natuke pikem, kui me esialgu planeerisime, et siis ma ikkagi leidsin, et see aeg läheb ruttu mööda, et pigem nagu panustada sellele ja pärast siis jätkata sealt, kus nagu eelnevalt endal pooleli jäi. Et kui rääkida väärtushinnangutest, siis sinu jaoks on kõige olulisem pere ja siis sealt järgi tuleb töö, jah? Kus sa ise jääd? Ma arvan, et nüüd on nagu siis, kui lapsed olid väikesed, kui sa saad aru nagu oma rolli tähtsusest või kuidagi, ja mul meeldis olla tegelikult, kui ma olin otsustanud ära, et ma olen ikkagi laste jaoks olemas nagu võimalikult palju, et siis ma nagu pühendusingi sellele, et ma usun, et see annab pikemas perspektiivis väikese inimese edasisele elule nagu tugevama aluse, et ta tegelikult hiljem kingib sulle vastu nagu rohkem vabadust, kui on piisavalt algusest saanud seda tähelepanu ja tegutsemist, et ma lihtsalt nagu kõrvalt näinud ka piisavalt palju tuttavatelt, kellel on lapsepõlv kulgenud, ütleme, katkisest perekonnast või kui keegi vanematest on ilma jäetud, et see on, see ikkagi mõjutab inimese edasist elukäiku väga tugevalt. Mõtlesin, et las see idanemisprotsess olla siis selline tugev, aga juured alla ja nüüd ma arvan, et nad on mul nagu tasakaalus. Et loomulikult, kui mind pannakse fakti ette, siis ma valin alati pere, aga kui mul annab laveerida ja žonglöörida, siis ma üritaks teha niimoodi, et nad oleks enam-vähem nagu parlanksis. See oli nagu sinu kui ema roll, aga mis on kunstiroll? Mis on nagu kunstiroll? Minu elus üldse nagu mõtled või? Sinu elus üldse ja nagu maailmas, et miks on kunsti vaja ja milleks on sul vaja kunsti teha? Kunst muudab elu ilusamaks. Et praegu samamoodi meil eriolukorras, eks ole, et mida teeksid inimesi, kui ei oleks filmi ja muusikat ja raamatuid ja teiselt poolt, eks see annab lihtsalt inimestele võimaluse ennast väljendada ja leida selliseid äratundmismomente või pigem just püstitada uusi küsimusi, arutleda teemade ja asjade üle.
et mulle endale meeldib ka kunsti tarbida päris palju. Kuigi ütleme, reaalsetesse näitusesaalidesse olen ma viimastel aastatel vähe sattunud. Kuidagi siin on võib-olla jälle jõuan tagasi selle ajaloo ja arhailisemate meetodite juurde, et mulle see kaasaegne kunst kohati jääb võõraks. Ma tunnistan, et ma ei mõista seda alati ja ta ei kõneta mind niivõrd palju, et ma olen hakanud rohkem nautima isegi tõesti klassikalist maali vaadata või ka just hinnates neid oskusi ja võimekust ja suutlikkust väljendada asju nagu läbi tehnikate ja vahendite, töövahendite. Nii et sinu käest küsida, et kas konfliktid on olulised, et kunsti jaoks, siis tegelikult ei ole. Konfliktid on nagu kunsti tarbimise seisukoha pealt, aga konflikt nagu kunsti loomiseks otseselt, kas see on oluline? Ei, no see on kindlasti käivitav jõud. Ma arvan, et ilma mingite selliste valupunktideta saab luua, aga luuakse hoopis teistsugust kunsti. Et kas ongi selline dialoogil ja kõnetav kunst või ütleme, on selline lihtsam ilu ja rahupakku kunst, et kunsti neid vorme ja liike on hästi palju ja neid põhjuseid, miks nad nagu toimivad, on ka nagu nii erinevad. Katrin, mis teeb heast ehte hea ehte? Ehe, mis suudab millegi poolest tekitada küsimusi. Ja sageli on ehte puhul ka see esmakohtumine hästi oluline. Et kas ta kõnetab? Kõnetamise koha pealt, jah, ja see on hästi erinev, et mõne puhul on see, et vaatad, et vau, kuidas see tehtud on. Nii põnev! Siis hakkad uurima ja vaatama ja vahest on üldsegi, ütleme, see põnevus ehte puhul ongi üldsegi näiteks brossil tagaküljel, eks ole, et kuidas konkreetselt on see nõelakinnitus meisterdatud või mingi uus äge lahendus, mille peale pole nagu varem ise tulnud ja pole ka kuskil mujal kohanud. Ja siis mõne asja puhul on ikkagi see, et temas miski kõnetab midagi nii sügavalt, et sellest ei pruugi ise algusest nagu arugi saada, aga sul tekib selline nagu mingi erutus, et ta käivitabki mingid enda kas emotsionaalsed või mõtteprotsessid, et näiteks üle pika aja minu jaoks üks väga äge ehte näitus oli meil samas A-galeriis, oli Edgar Volkovi näitus oli, et see oli ühelt poolt nagu oli nii rabavalt lihtne, nii ilus, samas ka väga valus. Et, sa mõtled praegu seda näitust, mis praegu on? Ta on praegu veel üleval või? Okei. Et ma tean, et tal juba, ma ei teagi, mis vahetunud on, mis ei ole vahetunud, eks ole. Et need emailitud brossid ja need visuaalsed kujundid, et need on kuidagi, nad on ühelt poolt nagu hästi lihtsad, kohati võib-olla isegi nagu sagedasti kasutatud, aga see, kuidas seal see tehnoloogia, see värv, see vorm ja need motiivid omavahel kokku said, siis mind ikkagi kriipis seest. Et see oli võimas. Et kuna me oleme nagu ehetega nii palju kokku puutunud ja kohati on seda infot ja kõike nüüd nii ülekülluses, et vahest peal tekib selline nagu isegi ütleme üleküllastatus või tüdimus, siis nende, ja just see, et ta oli nagu, see vorm oli nii lihtne, nii minimalistlik, ruudud, eks ole. Aga sa suudad selle ühe ruudu siis nelja sirge joone vahele luua sellise maailma, et see jäi kohe pikaks saatma. Et ja seal puhul ka just seesama, seal oli ka see tehnoloogia, kuna emaili, mis tegelikult ikkagi võrreldes muude tehnoloogiatega kasutatakse üpriski vähe, ta nõuab teatud vahendeid, eks ole, tingimusi ja ta on aega nõudev ja osavust ja kannatlikkust nõudev.
et seal Edgar oli kuidagi suutnud need materjalid ja tehnoloogiad niimoodi tööle panna, et ühesõnaga minult kiskus selle vau-efekti nagu välja küll. Kas oled ise ka täheldanud või mõelnud teiste ehete või ehtekunstnikute või loomingu peale nii, et meil on nagu piiratud vabadus, et me ei saa kõike teha, et sellepärast tehnoloogia läheb ette või et näed, seda oleks võinud teistmoodi teha või et kuidas sa tunnetad seda piiratud vabadust, mis on meie tehnoloogiate ja erinevate nagu materjalide, nagu kõik ei ole võimalik, kõik ei saa, eks ju, et tuleb alati laveerida, et kas sa, kuidas sa sellesse suhtud? No ma usun tegelikult, et kõike on võimalik teha. Iseasi on see, et kas seda on vaja ja mille jaoks ja kui kulukaks see lõpuks läheb. Et kui idee nõuab ja on nii tugev, siis anna minna, eks ole, aga vahest on minu jaoks hoopis muutub see tänapäevane tehnoloogiate vabadus kohati kammitsevaks, et sa tunnedki, et sinu ideed võivad olla piiritud ja kõik on tegelikult teostatav. Et ma olen hoopis ise hakanud võtma vastupidist suunda, et ma peale seda, kui ma käisin Inglismaal ülikooli ajal vahetusõpilasena ka seda CAD/CAM-i õppimas arvuti programmide põhiselt kõik see failide ettevalmistamine, ehete tegemine, et see nagu pool tööstuslikult oleks nagu hea teha, siis ma sain aru, et just võib-olla siin samas ka see ajaloo arheoloogia mõju lõi jälle välja, et ma hakkasin hindama rohkem seda, et mida on nagu käsitsi võimalik teha. Et nüüd on nagu piirid kadunud tehnoloogia vallas minu arvates või kui on siis mingid piirid, siis see on ainult aja küsimus, et kõik on teostatav. Et pigem on nüüd see, et milleks siis nagu varsti inimest vaja on, et olgu, et idee tuleb veel inimesed, aga kui masinad ja kõik on suutelised kõik valmis otsast lõpuni tegema, siis mul on hoopis muutunud põnevamaks see, et kus on minu enda inimlikud piirid, et mida ma saan, suudan ja oskan teha. Ja pigem nagu niipidi. Ja see on ka see, et kuidas töö on tellija materjalist, et kuidas siin aja ja kõigega veel vastu tulla, eks ole. Et ise mitte jääda kaotajaks. Jah, see tuleb, ütleme, rohkem selliste tellimustööde puhul, eks ole, et näituse tööd näiteks ju enda kontseptuaalsed tööd nende puhul, ma vaatan ka, et vahest sa kohati ikkagi maksad nagu peale, et need asjad nagu valmis teostada ja sealt sa ei tee neid selleks, et see raha kunagi tagasi tuleks või kuidagi, see on ikkagi sinna puhas nagu eneseväljenduse vorm, et sul on lihtsalt sa tahad ja sul on vaja see mõte kuidagi materjali panna, et seda nagu lõpuks see protsess läbi teha ja ka kogeda, et ta vaatab sulle endale vastu, et milline ta siis sai nagu. Kas sulle meeldib rohkem protsess või resultaat? Ma arvan, et ma naudin protsessi rohkem, aga kui resultaat tuleb tore välja, see on ju ka hea. Palju mõte muutub sul? Ja selles suhtes, et näiteks ütleme tellimustööd ja ka need seeriaehted, mida ma teen, need on nagu hoopis, nende valmisprotsess on hoopis midagi muud, kui on nagu näitusetööde tegemine või see, kus ma alustan kõike nagu puhtalt ideest või mõttest või loost. Et seal hakkab see nagu lahti hargnema puhtalt sellest kontseptsioonist ja vastavalt sellele sa vahest õpidki täiesti mingi uue tehnoloogia selgeks selle jaoks saavutada mingit tulemust ja vahest justub nii, et õpid selgeks, saad selle tulemuse kätte, sulle see ei meeldi. Et siis otsid mingi uue tee, et mis kõige paremini sinu jaoks nagu annab edasi seda, mida sa öelda nagu tahad. Palju seda aegluse võlu on sinu nagu näituse tööde tegemisel või kuidas sa nagu kuidas sa suhestud selle ajaga, aegluse võlu, kas sa näed seal seda, et kui sa teed neid tööd, et siis sa rohkem nagu et see on ju alati niimoodi, et meie töös ju see mõtlemise osa ja ka käeliselt mõtlemise osa, et see mõte, nagu sa ütlesid, muutub veel, eks ole, et kui palju kaua sa oled mõnda kõige kauem tehtud tööd üldse nagu
valmis munenud, haudunud. Need kõige kauemad, need on alles tegemisel. Need võib-olla ei saagi kunagi valmis. Eks ikka vaata näituse töödega on ka see, et ma näituse töid teen üpris harva lihtsalt sahtlisse või ütleme sellise kontseptuaalseid tööd sahtlisse, et mulle meeldivad ikkagi tähtajad. Mulle meeldivad, et on olemas mingid raamid, mis aitavad kas mind ennast nagu distsiplineerida lihtsalt ka aja kasutamise suhtes. Muidu on see, et sa võid lõpmatuseni jääda neid tegema. Et kas on mingi planeeritud saabuv näitus või miski muu, et see paneb selle piirangu, sest muidu ma ütlen, et sa võid mingit asja jäädagi lõpmatuseni tegema, et see ei ole võib-olla kunagi nagu rahul selle tulemusega või ta kasvab ka edasi. See on see, et ka, et mul on kui näiteks lõpetan mingi näituse ja näituse ma teen ise väga harva tegelikult, siis näituse sarja viimane ehe peab mul alati alles jääma, sellepärast, et ma tunnen, et see on see, kus mul protsess tegelikult pooleli jäi. See asi võib nagu valmis välja näha, aga protsessi pooleli ja ma saan aru, et see on see seeme järgmise asja jaoks, et sellepärast mul võtab sageli ka aega, et ma ei suuda isegi huvi korral, keegi tahab osta näituse töid müüa, ma saan aru, et mul on see on mu järjehoidja, mul on seda nagu hädasti vaja, selleks, et nagu edasi liikuda, kui mul see teema on pooleli jäänud, millega ma tegelen. Ja siis ongi, et tulevad uued asjad peale, siis ma olen nagu valmis nagu ta vabaks laskma nagu edasi minemiseks. Räägi võib-olla praegusest näitusest ka, see peegeldused, mis sul seal väljas on, äkki räägi sellest ka natukene. Sinna ma korjasin nüüd kokku tegelikult paari varajasema näituse tööd. Ühed tööd on, kui ma rääksin, kas see oli 3 aastat tagasi Lihula loodusfilmide festivali raames korraldasime suurema seltskonnaga näituse. Siis see näituste sari kestis seal lausa mitu aastat mitmel festivalil toimus, aga seal osalejad vahetusid ja see oli minu teise osalemise aasta tööd. Nendest on seal väljas see Kaamos ja Hundi ulg. Ja need põhimõtteliselt need räägivad minu sellisest loodusliku valguse vajadusest või janust või mida mina alati enne kevade saabumist päris raske on mul taluda seda talve lõpuperioodi. Et jah, nagu see pealkiri Kaamaski räägib, see on siin pimeduse aeg, kus kohati nagu tekib tunne, et seda sooja ja valget enam ei tulegi ja see on lõputu veniv hämarik, kus on nagu raske välja pääseda. Ja Hundi ulg on seal töös, mulle meeldis see mõte, et ma tabasin, et üldiselt ma ei ole nagu magusarmastaja. Kui ma valida kiluviileib või šokolaad, siis ma alati valin esimese. Aga just see sama kevade algus, talve lõpp, kui on väsimus ja frustratsioon juba peal, siis ma olen saanud aru, et õhtuti vastu ööd lööb välja selline täiesti nagu kontrollimatu mingi magusa janu. Ja kuna see on nagu nii tugev ja nii teistmoodi, ei allugi nagu mõistusele, et siis ma nagu tajusin, et see on umbes sama, et ta muutub nagu instinktiivseks vajaduseks või selliseks käitumiseks, millest ma tekkisin nagu paralleel sellest nagu hundi janu ja see igatsus kuu suunas. Et ta tundub nagu irratsionaalne kohati meile, kuna me ei mõista selle tagamaid ja endal on ka see, et oma keha ja organismi ka alati ei taju lõpuni ära, et šokolaadijanu on ka nagu selline, ei allu nagu oma tahtele ja mõistusele. Ja siis käibki raamatuti seda külmutuskappi seal täiesti arulagedalt. See on nagu rituaal sul.
mõttes on jah, selline see, mis lööb nagu korra aastas alati välja, aga sa saad aru, et siin ongi ju sellised füüsilised, keemilised protsessid ja vajadused, et sellel on kõik selline väga nagu teaduspõhine nagu seletus olemas, aga ise ei mõtle selle peale, kui seda teha, kas saad lihtsalt aru, et sa käitud nagu oma karakterile, mitte omaselt, et miski nagu väljalt poolt kutsub sind ja suunab sind. See oli nagu põnev. Teised tööd on mul 2 aastat tagasi toimunud Tartu näituselt, mille me korraldasime 2 koos Kadi Veesaarega. Meil oli selline lapsepõlvest pärit mängule üles ehitatud näitus, mille pealkiri oli Telefon, nagu ka see mäng on. Ja me pendeldasime omavahel nagu mingid kogemuslikke kas fotosid või muid pilte, lugusid, mis olid nagu olulised ja me tahtsime teada, et kui seda nagu niimoodi edasi-tagasi liigutada, et kui algab fotost, et kui üks inimene võtab selle foto, mis assotsiatsioonid tekivad temal ja kuidas tema seda nagu edasi nagu jutustab läbi oma filtrite ja lõpuks näitusel, kui need tööd olid meil nagu läbi teineteise käinud, siis viimaseks nagu ahelaks selles mängus oli vaataja ja külastaja, keda me siis kutsusime seda kaasa mängima moel, et nad proovisid selle algse visuaali nagu ära tunda, et ühesõnaga, mis info nagu neile kohale jõuab, et kas nad tunnevad ära, mis see algne niimoodi jutustus võis olla nagu teisel inimesel. Ja sealt on see Lollipop, siis tasakaalu kese ja mis üks töö veel oli? Appi. Mul oli Lihula näituselt oli 3 tööd seal väljas. Üks oli see läbi udu ka. Ja. Sealt oli 3 ja sealt Tartust oli 2 tööd. Praegusel näitusel väljas. Ja arvan, et miks ma nad kokku valisin, et neil kõigil on üpriski selline isiklik nagu põhi all, et sellised universaalsed lood, lihtsad lood tegelikult, mis ma arvan, et on paljudele inimestele tuttavad. Eriti oluline. Tal peab olema mingi lisaväärtus, et ta kestaks ajas nagu selle inimese jaoks. Ta nagu kannab. Et ta muutuks nagu pühaks, et tehe on püha selles suhtes. Ma ei tea, ma ei kasuta ise nii suuri sõnu nagu rituaal ja püha ja et mulle endale on kuidagi natuke sellised pompöössed või võõrad sõnad. Ja ma arvan lihtsalt, et peavad olema sulle südamele kuidagi lähedal ja soojad ja tähtsad ja et see meenutab või koondab su mõtted millegile toredale ja heale. Ja võib-olla ka vahest millegile kurvale, vahest on ju mingite asjade säilimine ajas, et ongi tingitud sellest, et see meenutab midagi mitte nii väga rõõmsat, aga ta on väga oluline asi, et sa võib-olla ei tahagi seda unustada, et see on osa nagu sinu kogemusest ja sinuks olemisest. Minu arust on väga ilus. Aitäh sulle. Kas Sille, sul on ka veel küsimusi? Ma küsiksin sult, kuna sa siin rääkisid näiteks oma huvist vanema maalikunsti vastu ja eriolukorrast ka, et nüüd, kui sul on ka ehk olnud nagu mingisugune jälle elu muutus meil kõigil, eks ole, et kuidas sa oled nagu märganud, et mismoodi on võib-olla muutunud sinu tarbimisharjumused just ka nagu kunsti ja kultuuri poole pealt või et mida sa teed selleks, et ennast hoida nagu kohal ja siin? No tõtt-öelda, kuna eriolukorra saabumisega meie pere tegi sellise otsa, me tulime ära maale. Mis ühelt poolt just on lastele väga kasulik ja endale ka ruumi ja õhu ja olemise poolest. Aga teiselt poolt jälle maal olemine toob kaasa niivõrd palju lisaülesandeid, millega võib-olla linnas olles sageli ei tule kokku puutuda ja selle peale isegi ei tule. Näiteks meil eelmine nädal sai kaevust vesi otsa, mis on toonud päevastesse tegevustesse märksa rohkem sellist aega nõudvaid tegevusi, millega ma ei olnud arvestanud.
nüüd tuleb nagu ämbritega vett tuua, eks ole. Ja nõudepesu töötab hoopis teistmoodi ja ma tõtt-öelda sotsiaalmeedia vahendusel vaatan kadedusega inimesi, kellel tundubki nagu olevat kenasti seda aega ja rahu tarbida. Et siiamaani avamata kõik raamatud, mis ma linnast kaasa võtsin, et neid siin nüüd maal lugeda. Et ma ei ole jõudnud siin nüüd eriolukorras ise üldsegi eriti tarbida seda, ütleme, kultuuri ja kunsti. Et mul on olnud sellised, ütleme, igapäevased praktilised ülesanded, mis vajavad lahendamist, et pigem olen ma suunanud selliste maalähedaste tegevuste juurde, alustades näiteks sellest, et ma hakkasin rajama oma enda permakultuuri aeda nüüd, eks ole, et kuna ma olen täitsa valmis, et me oleme siin veel mitu kuud ja kuna aeg on nagu ideaalne kevad, päike paistab, linnud laulavad, eks ole, seeme hakkab idanema, et siis see on, ma arvan, minu kultuuri tarbimine praegu, et ma tutvun erinevate sordiseemetega ja küttekalendriga. Et jah, et nüüd ei ole maale juhtunud vaatama ja isegi paar filmi oleme vist ääriveeri ühe silmaga olen kõrvalt vaadanud, aga ega süvenenud. Jah. Sinu jaoks on võib-olla olulisem just praeguses hetkes mitte nii väga selle nagu millegi nagu loodu tarbimine või millegi, mis on nagu kuskil vanast maailmast nii-öelda pärit, vaid et pigem see, et oledki siin ja praegu ja mõtled nagu tuleviku peale ja kuidagi suunad enda energiat laiemasse võib-olla mitte nii-öelda kitsastesse valdkondadesse ehk millega olid haritud varem. Kohalolekut praeguses hetkes ja olus on nagu rohkem ja ma arvan, et tegelikult mina sisimas naudingi seda võimalust, mis aeg on meile kinkinud. Et ma olen pikka aega tahtnud maale tulla pikemaks ajaks, aga kogu aeg oled selles linnas oravarattas ja tegelikult ei ole mahti maha hüpata sellest, et nüüd see kuidagi mängis ennast ise kätte. Ja tegelikult, mis nagu vanu teadmisi ja muid puudutab, siis ütleme minu telefonikõned ja vestlused emaga taimekasvatuse teemadel ja kuidas on hea ja tark on nüüd ikkagi märksa sagedasemaks muutunud. Selline just nagu kohalolek, mis vajab tegemist, mida on huvitav teha ja millel on ka selline nagu praktiline väärtus et enda jaoks hetkel. Et vabast. Päris tegevused või? Jah. Et sellised hästi päris tegevused? Jah, et kohati ma olen väga lihtne inimene, mulle meeldivad lihtsad asjad. Aitäh sulle, Katrin, igal juhul väga huvitav ja meeleolukas oli sinuga jutustada ja ma loodan, et see pandeemia-aegne koosveedetud aeg sul perega on ainult lust ja lillepidu. Et suudate nautida. Ma sain ka päris huvitavaid mõtteid, nii et me siin ka jagame üksteisele nii-öelda, sina jagasid meile täna oma sissevaadet ja me saame siis nüüd ka selle üle mõtiskida. Aitäh sulle. Okei, aitäh teile ka. Aitäh sulle, Katrin. Ciao.